Tere tulemast kuulama taas Halastuse sõnum podcasti. Täna on meil külas isa Voodek ja me räägime Euharistiast ehk siis armulauast. Nii et tere isa Voodek. Tere. Ma kõigepealt annaks teile võimaluse, et kui te ise ennast tutvustaksite, siis kuidas te ennast tutvustaksite teistele? Kõigepealt minu täisnimi on Wodzisław Szczepanik. Olen poolakas ja juba 11 aastat töötan Eestis. 3 aastat kõigepealt Tallinnas, kus ma käisin alguses näiteks Eesti koolis õppimas eesti keelt. See oli välismaalt inimeste jaoks selline kool. Ja siis pärast 3 aastat hakkasin teenima Pärnus ja see on praegu minu kogudus. Aga teie pühapäevad vist näevad välja päris tihedad, et ma tean, et ei ole ainult Pärnus, et tegelikult te peate missasid ka Viljandis ja vist ka Paides. Et kuidas teie see pühapäev näiteks välja näeb? Tavaliselt ma vastan nii, et ma rohkem sõidan kui palvetan, sellepärast et distantsid on päris suured. Pärnust Viljandisse ja siis Viljandist Paidesse ja siis mul on selline võimalus kas tagasi Pärnusse või Tallinnasse, et kohtuda prestritega ja olla natuke koos nendega. Nii et jah, palju sõitu ja 3 pühamissat Pärnus, Viljandis ja Paides. See on väga vägev ja me oleme väga tänulikud, et te seda teete, et kindlasti kõik inimesed saaksid käia missal, kes nendes linnades elavad ja kes seda vajavad. Aga me lähme siis äkki Euharistia teema juurde, et see on väga-väga oluline katoliklaste jaoks, armulaud ja võib-olla esimene küsimus ongi see, et mis see Euharistia või armulaud üldse on, et see on sakrament, aga et mis see on? Väga lühidalt vastades. Euharistia on nagu õpetab meile katoliku kirik kogu meie kristliku elu allikas ja tipp. Ja siis katoliku kirik selgitab rohkem, et see on kõige suurem, kõige ilusam vaimne aare või hüve, mis meil on, sellepärast, et see on Kristus ise, kes on meie paasapüha, sellepärast, et Euharistias sisaldub just Kristus ise oma ihus ja veres ja annab iseenda meile just armulauas oma ihus ja veres. Nii et lühidalt vastades see on Euharistia. See on kõik, mis meil on tegelikult. Ja on väga huvitav, et Jukatis ja see on katoliku kiriku katekismus noortele. Lühidalt on Jukatis, ütleme inglise keeles, see tuleneb Youth Catechism. Jukatis on väga ilusti see väljendatud, et meil pole midagi suuremat Euharistias siin maailmas, nii kaua kui elame just siin maailmas, sellepärast, et see on Kristus ise. Aga mida tähendab see, et see on sakrament? Et on need tavaliselt sakramendil need 3, eks ole, tingimust, et oleks sakrament, et mis on näiteks see, et kust me piiblist loeme, et see on sakrament või et kus see piiblis väljendub, armulaud? Võib-olla ma arvan, et oleks hea täpsustada, sellepärast, et me kasutame erinevaid nimetusi ja termine. Nii et tavaliselt ametlikult kirikus me ütleme Euharistia, kui loeme dokumente, näiteks Vatikani teise kiriku dokumente päris tihti ilmub just see termin Euharistia. Aga meie igapäevases elus ütleme pühamissa on kõige populaarsem nimetus, aga
kui loeme katoliku kiriku katekismus, siis näeme, et on tõesti erinevad nimetused. 2 tulenevad otseselt Piiblist Uues Testamendis ja see on Issanda õhtusema aeg ja leiva murdmine. Nii et kui räägime armulauast ehk Euharistiast, saame kasutada kõiki neid nimetusi ja neid on palju rohkem. Näiteks lisaks on Püha või Jumalik liturgia, Kristuse surma ja ülestõusmise mälestus. Et näeme, neid nimetusi on palju ja siis on armulaud. Ja seda terminit kasutame rohkem eesti kontekstis, aga on vaja täpsustada, et kui me räägime armulauast, siis me mõtleme sellest ühest hetkest, pühamissa hetkest, kui me võtame vastu Kristust oma ihus ja veres. Nii et see on Euharistia, see on armulaud või ka Euharistia, ütleme. Ja samal ajal Euharistia tähendab tervet pühamissat. Nii et see on natuke näeme keerukas reaalsus ja minu arvates on väga oluline täpsustada natuke terminoloogiat. Et kui me räägime Euharistiast, siis see võib olla mõeldes kogu püha missat, aga me tegelikult mõtleme seda konkreetset hetke seal missal. Armulaud ehk Kristuse ihu ja veri, just. Mida me võtame vastu. Hästi. Nii et nüüd, kui me räägime püha missa kohta sakramendina, muidugi, et me seda terminit ei lea Uues Testamendis. See on kiriku õpetus, et selgitada Euharistia reaalsust, tähendust ja sellepärast kasutame seda terminit sakrament. Ja kui räägime sakramendist, sest teame, et katoliku kirikus on 7 sakramenti, siis on väga oluline rõhutada, et sakramendil on 2 nagu osa või külge. On see, mis on nähtav ja see, mis on nähtamatu. Nii et väga ilus ja lühike sakramendi definitsioon, et see on Jumala armu, Jumala nähtamatu armu nähtav märk. Ja selleks nähtavaks märgiks armulaua puhul on leib ja vein. Ja vein, ja. Seda me näeme ja kuuleme sõnu, võtke ja sööge, see on minu ihu, võtke ja jooge, see on minu veri või lepingu veri. Nii et see märk tähendab mitte ainult asja, vaid seda, mida me kuuleme ja kõiki žeste ja kõik, mis on seotud, see on nähtav. See on see üks sakramendi külg, aga on see kõige tähtsam, on nähtamatu Jumala arm, väga konkreetne Jumala arm, mis on selles sakramendis või mille me saame selle sakramenti kaudu. Nii et see on väga huvitav termin, mida me kasutame seoses Euharistiaga, et aru saada, mis see on tegelikult. Aga ma lähekski siit kohe selle küsimuse juurde hoopis, et kui me seda sakramenti vastu võtame, leiba ja veini, et siis me usume, et me saame armu sellest, siis mida see tähendab, et see annab meile armu ja selle tavaliselt armulauda vastu võttes me teame, et me saame ka andeks oma andeks antavad patud. Et mida see nagu tähendab? Et kui me seda vastu võtame, me saame armu, mida see tähendab, et me saame armu Jumalalt? Arm on jälle lühidalt öeldes on väga konkreetne Jumala and. Ja kui me nüüd räägime sellest, milliseid vilju kannab armulaud ehk Euharistia, neid on palju. Need on tõesti erinevad.
muidugi kõigepealt armulaud, Eucharistia ühendab meid Kristusega, sest tema ise annab meile armastusest oma ihus ja veres, et meie annaksime ka armastuses iseenda temale. Nii et see sakrament kõigepealt ühendab meid Jeesuse Kristusega. Aga viljad on ka teised ja neid on palju. Armulaud, Eucharistia on meie tõeline vaimne toit. Süvendab, tugevdab meie armastust Jumala suhtes. Ja tegelikult hoiab, süvendab ja tugevdab Jumala elu, mis on meis juba ristimissakramenti kaudu. Ja seda Jumala elu, mis meis on, uuendab, tugevdab, süvendab, kasvatab. Nii et see on tõeline vaimne toit selles mõttes. Aga veelgi rohkem vahe sellest, et armulaud kaitseb meid raskete pattude eest tulevikus ja kustutab kerged patud, andestatavad patud, me ütleme, kustutab need patud. Ja muidugi me ütleme kerged või andestatavad patud, sest kui juhtub mingi raske pat või ütleme surmapat, selleks on eraldi sakrament, pihisakrament. Ja veel armulaud Eucharistia ühendab meid omavahel. Ja jälle katoliku kirik õpetab ja see viidab tegelikult Uuele Testamendile, Piiblile, et just kui me osaleme Eucharistias ja võtame vastu armulauda, meist saab või kasvab üha rohkem Kristuse ihu ehk kirik, nii et see sakrament ühendab ka meid omavahel. Ütleme, et need viljad on kõige tähtsamad. Need on väga suured viljad. Ja läheks siis kohe selle kõige suurema võib-olla müsteeriumi juurde, millest me alati räägime armulaua puhul, et see annab meile armu ja me usume, et selles on päriselt Jeesuse ihu ja veri, et see ei ole ainult sümbol, vaid see materiaalsus, mida me näeme leiva ja veinina, on päriselt Jeesuse ihu ja veri, et kuidas me saame seda uskuda või kuidas me teame, et Jumal on selle andnud sellisel kujul, et see tähendab, et see on päriselt Jeesus ise, et me usume, et see on päriselt Jeesus ise. See on väga oluline küsimus ja võiksime öelda, et tegelikult see põhineb Piiblil, Uuel Testamendil. Aga nüüd on väga huvitav, et kui meie katoliklased või teised kristlased loeme sama katkendit, tõlgendame erinevalt, selles on asi. Aga põhimõtteliselt kõik põhineb Uuel Testamendil. Ja on palju katkendeid, eriti huvitavad on ja olulised on Püha Pauluse kirjad ja nende hulgas esimene kiri korintlastele, kust me leiame Eucharistia sisseseadmise kõige vanem kirjeldus. Ja see on tegelikult Püha Pauluse tunnistus. Ta väga selgelt kirjutab, et ma olen Jumalalt saanud seda, mida ma annan edasi teile. Et sel õhtul, kui Jeesus pidas oma apostlitega viimset õhtusema aega ja siis ta selgitab,
võttis ta leiva, võttis ta karika. Ja nüüd see, mis on väga oluline katoliku kirikus, me teame, et on piibel, aga samal ajal on traditsioon ehk pärimus, aga suure tähega. Seda on vaja rõhutada, traditsioon suure tähega, mis tähendab, et see ei ole lihtsalt mingi komme, praktika, vaid päriselt Jumala ilmutus, kuid mitte kirjalikult meile edasi antud, vaid suuliselt. No, me lihtsalt usume, et Jeesus, kui ta õpetas oma apostlitele, kui ta valmistas nad ette nende missiooniks, et nad juhatasid kirikut tema vahel ja tema nimel edasi, et nad annaksid edasi kogu õpetuse. Ja me usume, et see, mida Jeesus õpetas, mida Jeesus ütles, ilmutas, ei ole ainult kirja pandud Uues Testamendis, vaid oli antud ka suuliselt. Kõik need juhised, õpetused, selgitused. Ja nüüd me väga usume, et apostlite roll oli niivõrd oluline, et nemad andsid meile edasi Jeesuse õpetuse, mitte ainult kirjalikult, vaid ka suuliselt. Nii et see on see just traditsioon ehk pärimus. Nii et nüüd me usaldame apostleid, et nad õigesti said aru sellest, mida Jeesus tegi viimsel õhtusema ajal, mida ta selgitas neile ja õpetas neile. Me usaldame, et nad said õigesti aru ja selle andsid meile edasi. Nii et veel kord, see kõik põhineb Piiblil, aga väga oluline roll on ka traditsiooni oma. Ja nüüd on väga huvitav, et meil on kirikus, või meil on, see on igaühe inimesele kättesaadav, et meil on väga vanad dokumendid, mis puudutavad ka Euharistiat. Kuidas esimesed kristlased mõistasid seda reaalsust? Ja on üks väga oluline dokument, see on Püha Märter Justinuse apoloogia, esimene apoloogia, kus ta selgitab ja kirjeldab tegelikult, kuidas toimub Euharistia tol ajal, millal toimub ja kuidas kristlased osalevad. Ja see on väga huvitav, et see apoloogia, see dokument on tegelikult kiri Rooma keisrile ja senadile. Ta lihtsalt selgitab Euharistiat. Ja on väga huvitav, et just seal rõhutab väga konkreetselt, väga selgelt Püha Märter Justinus ja on väga huvitav, et teda peetakse kõige suuremaks, tolle ajal kõige suuremaks kiriku apologeetiks. Ta oli väga haritud, väga hästi haritud ja sellepärast tema kirjeldab ja selgitab, mis on Euharistia keisrile ja senadile, nii et võiks öelda paganatele, nii et seda, kes ei ole kristlased. Nii et seda, mis nagu Euharistia on või kuidas me selles usume, on mõjutanud nii paljud erinevad asjad, et seda on Piiblist ja see traditsioon, mida me usume, et apostlid meile edasi andsid ja veel ka see kirjalik apoloogia või kuidas te ütlesite? Dokument. Lihtsalt muidugi, et kõik põhineb Uuel Testamendil, see on kõige tähtsam. Aga nüüd, kuidas me seda tõlgendame ja meie usaldame apostleid, kes olid koos Jeesusega ja meile edasi antud. Jah, et me usaldame, et nad said
kõigest õigesti aru ja andsid meile edasi tõelise tähenduse, Eucharistia tõelise tähenduse. Ja see dokument, Püha Märtyr Justinuse dokument lihtsalt on üks väga hea näide ja väga hea näide, et see Jeesuse õpetus, see tõeline tähendus on edasi antud sajandite jooksul. Et kõigepealt apostlite kaudu, aga edasi teiste kristlaste kaudu edasi tänaseni. Ja kuna on vaja ka seda öelda, et see dokument pärineb aastast umbes 150. Need on väga vana dokument ja on apostlite aja väga lähedal. Ja kui arvestame sellega, et Püha Apostel Johannes suri kuskil 1. sajandi lõpus, see on väga lähedal. Nii et sellepärast ma rõhutan, et see dokument on niivõrd oluline, sest me näeme, et on sama arusaam. Jah, nii et Jeesuse õpetus, mida tema ise ütles Eucharistia kohta. Ja selle andis edasi apostlitele ja nemad omakorda edasi kristlastele. Ja niimoodi see on. Ja Püha Märtyr Justinus on üks apostlite, mitte otsene õpilane, aga nende õpilaste õpilane. Nii et see on väga oluline dokument, aga on teised muidugi, mis tulid hiljem. Ja selles dokumendis apoloogias räägib väga selgelt Püha Märtyr Justinus, et see on Kristus ise, kes ihus ja veres annab meile iseenda. Nii et sama õpetus, mis meil on ja me loodame, et sama õpetas Jeesus ise apostlitele. Nii et me usume, et armulauas ehk siis selles leivas ja veinis, mida me vastu võtame, on Jeesuse ihu ja veri, sellepärast et me usume, et Jeesus ise on niimoodi õpetanud ja meieni on see õpetus jõudnud tänu apostlitele ja lisaks ka muidugi piiblis on ta seda ise öelnud, et see on minu ihu ja veri. Nii et põhineb väga paljudel erinevatel, või kas just väga paljudel, aga väga mitmest kohast on tulnud seesama kinnitus, mida me usume praegu. Aga te ütlesite, et selles samas apoloogias on veel väga palju huvitavaid asju, näiteks võib-olla te ütlete selle sama missa kohta veel, et need osad, mis on seal kirjeldatud, on sama, mis praegu või kuidas? Kui vaatame, sest Püha Justinus kirjeldab täpselt, kuidas kõik käib algusest peale. Muidugi rõhutab kõigepealt, et kristlased kogunevad pühapäeviti. See on väga oluline, sest see on Kristuse ülestõusmispäev, issanda päev. Ja siis väga huvitavalt kirjeldab ta, kuidas see kõik käib, et kõigepealt loetakse pühakirja nii pikka aega, kui on võimalik, kui saab. Ja siis see, kes viib läbi, on väga huvitav, et Püha Justinus ei kasuta sõna preester või piiskop, sest see võib-olla oleks arusaamatu keisri jaoks või teiste jaoks. Nii et ta lihtsalt see, kes viib läbi Eucharistiat, selgitab Jumala sõna. See on nagu jutlus praegu. Julgustab, toetab, nii on kirjas. Nii et selgitab, siis kõik palvetavad koos ja see on nagu praegu östpalvet. Erinevad palumised, erinevad intentsioonid, ütleme palved, kogu kiriku, rahu eest ja nii edasi. Nii et östpalvet nagu praegu.
Ja siis on ohvriandide ettevalmistamine, nii et inimesed toovad ohvriande ja tol ajal oli väga huvitav, et nad ei kandnud raha, vaid just erinevaid asju. Toitu ja nii edasi, piima näiteks, leiba, veini ja pärast Euharistiat jagati neid asju vaestele. Nii et see oli ka väga selline huvitav asi seoses pühamissaga, Euharistiaga tol ajal. Nii et ohvriandide ettevalmistamine ja siis see peamine keskne osa, kui see, kes viis läbi palus püha vaimu tulekut, et see vein ja leib muutuksid Kristuse ihuks ja vereks ja muidugi, et see oli tol ajal veel väga spontaanne, et raamatuid ei olnud, tekste ei olnud, aga ikka iga preester või piiskop kõigepealt või preester, nad teadsid, millised punktid peaksid olema selles palves, kuid ikka see oli väga spontaanne. Ja keskmes olid need Jeesuse sõnad, mida nad kordasid. Võtke ja sööge selles, see on minu ihu, võtke ja jooge selles, see on minu veri. Ja siis tuli järgmine osana tuli armulaua jagamine. Nii et nagu näeme... Täpselt nagu praegu. See peamised osad täiesti samad. Ja võib-olla ongi oluline ka mainida seda, et tõesti me usume, et missa ajal Jeesus tänu nendele palvetele Jumal saadab püha vaimu, et sellel hetkel need armulaua annid muutuvad Jeesuse ihuks ja vereks. Ja. Aga miks saavad katoliku kirikus seda armulauda vastu võtta ainult katoliiklased? Et miks mitte näiteks baptist või luterlane, kes on karistitud, et miks tema ei saa vastu võtta seda sama armulauda? Ja võib-olla siin juures oleks vaja ka selgitada natuke, et katoliku kirik õpetab, et kõik tegelikult, mitte ainult kristlased, teised kristlased, katoliiklased muidugi kõigepealt, aga mitte ainult teised kristlased, vaid tegelikult kõik inimesed saavad Euharistias osaleda. Aga armulauda saavad vastu võtta ainult katoliiklased. Ja põhjus on väga sügav ja väga oluline, sellepärast, et kui me arvestame sellega ja on väga huvitav termin latina keeles on communio, mis tähendab tegelikult osadust Kristuse, aga meie vahel üksteisega. Ehk siis see, millest te juba korra rääkisite, et armulaud ise meid justkui ühendab ka oma vahel, mitte ainult Kristusega. Ja need, kui me ei ole ühtsuses teiste kristlastega, sest ütleme, et on erinevad kristlikud kirikud. See tähendab, et me ei ole osaduses, me ei ole ühtsuses. Ja see oleks nagu selle reaalsuse vastuolus. Ühelt poolt me ütleme communio, armulaud on väga ilus termin eesti keeles, arm ja laud, jah, et Jumal annab meile oma armu. Laualt saame vastu võtta, jah, seda Jumala armu. Aga kui me arvestame katoliku kiriku traditsiooniga ja latina keeles on see väga ilus termin communio. Jah, nii et milline communio on, kui me ei ole ühtsuses, osaduses teistega. Oleks nagu selle reaalsuse vastuolus täiesti. Ja see on see väga segav põhjus, miks. Ja lisaks see väga oluline asi, et me ei ole kindlad, kuidas teised kristlased mõistavad armulauda.
kas nende jaoks on ka Kristuse ihu ja veri päriselt, reaalselt või see on ainult sümboolne, ainult mingi verine märk. Et nad ei pruugi mõista seda samamoodi ja, kui meie. Nii et no, see on ka väga oluline põhjus. Ja kas sellel samal põhjusel on ka see, et meie ei võta vastu armulauda muudes kirikutes nagu teistest? Põhimõtteliselt jah. Ja, on midagi muud seal juures? Miks? No eriti kui me oleme sellises kristlikus kirikus või koguduses, kus me oleme täiesti kindlad, et seal on see armulaud täiesti sümboolne. No mis mõte oleks siis vastu võtta? Kui see meie jaoks ei ole armulaud. Sest et me ikkagi usume tänu sellele, et see on päriselt Jeesus ise seal, saamegi me seda armu ja seetõttu me oleme rohkem ühtsuses Kristusega ja ka oma kaaslastega. Aga mis siis juhtub, kui katoliku kirikus võtab armulauda vastu keegi, kes ei tea, et ta ei tohiks seda vastu võtta, sest et vahel on tihti, kui preester saab aru, et see inimene võib-olla ei ole tegelikult katoliklane, aga on kindlasti juhtunud, et preester ei saa aru või ei tea ja see inimene ka ei tea, et tegelikult ta ei tohiks võtta vastu armulauda siin kirikus. Et mis siis saab, kui ta seda ikkagi teeb? Väga raske öelda. Aga ma ei usu, et miski juhtub. Okay. Lihtsalt see inimene, kes tuleb armulauda vastu võtma, ta teeb seda heas usus. Ja see näitab, et kuivõrd oluline on, et see, kes põhitseb Euharistiat, et oleks hoolitseks selle sakramendi eest ja kui on mingi kahtlus, kas see inimene, kes tuleb heas usus, ta võib-olla isegi ei tea, et katoliku kirikus võib-olla on tulnud esimest korda. Ja lihtsalt keegi ei öelnud talle, et vaata, et katoliku kirikus ainult katoliklased, kes lisaks on valmistunud selleks ja armuseisundis, me ütleme, et saavad vastu võtta, nii et ta võib-olla isegi ei teadnud seda. Nii et nüüd see vaimulik, kes jagab armulauda, peaks tõesti väga hoolitsema selle eest. Tavaliselt ta tunneb oma inimesi, koguduse liikmeid. Ja kui näeb, et on keegi uus, ja on kohe näha, et see inimene ei käitu nii nagu teised, kui ta tuleb vaimuliku juurde, nii et see juba nagu paneb mõtlema, nii et oleks hea lihtsalt küsida, vabandust, kas te olete katoliklane. Ja kui ta vastab ei, siis tuleb delikaatselt selgitada, et mul on kahju, aga ainult katoliklased ja saate õnnistuse saada. Hästi. Aga te mainisite ka juba, et katoliklased ka peavad armulauaks valmistuma. Ja miks me peame seda tegema, miks me ei või lihtsalt minna alati, et miks me peame olema armuseisundis, ehk siis surmapate juba pihtinud pihil ja saanud andeks, et miks see vajalik on? Tegelikult oleme vastanud sellele küsimusele juba alguses, kui rääkisime sellest, mis on Eucharistia armulaud, et see on Jeesus Kristus ise, kes annab meile enda oma ihus ja veres. Nii et see on nii püha asi reaalsus, kõige püham reaalsus, et see paneks kohe meid mõtlema, kes me oleme, et sellist andi vastu võtta, sellist armu vastu võtta.
ja see nagu loomulikult julgustab meid valmistuma selleks. Nii et katoliku kirik tuletab meile meelde, et peaksime olema armuseisundis, mis tähendab, oleme vabad surmapatust. Lisaks muidugi, et enne kui me esimest korda võtame vastu armulauda, peaksime selleks olema ette valmistatud. Mingi katehees, õpetus ja nii edasi. Praktilised asjad ka, kuidas vastu võtta, kuidas käituda armulaua jagamise ajal. Nii et selles mõttes ka ettevalmistus ja lisaks on paast. Üks tund enne armulaua vastuvõtmist on paast. Nii et need on peamised elemendid selle meie ettevalmistuse elemendid. Siit ma kohe küsiski seda, et millal üldse katoliiklased esimest korda armulauda vastu võtavad, et need, kes on sündinud katoliikliku perre, neid ristitakse lastena, beebina, aga millal nad esimest korda armulauda võtavad vastu? Kui vaatame kiriku ajalugu, siis oli erinevalt, erineval ajal. Ja näiteks me näeme ühte praktikat, me näeme õigeusu kirikus või Kreeka katoliku kirikus, sest me teame, et Kreeka katoliku kirik on tegelikult õigeusklikud, kes tulid tagasi ühtsusesse katoliku kirikuga, sellepärast neil on sama tegelikult praktika ja pühamissa põhitsemise viis on sama, põhineb, see on väga huvitav, Püha Hrysostomose traditsioonil, liturgilisel traditsioonil. Ja sellepärast. Ja õigeusu kirikus ja jälle tuleb selgitada, et vähemalt esimesel aastatuhandel oli üks kirik. Ja see suur lõhe valus tuli täpselt aastal 1054. Ja sellest ajast peale on õigeusu kirik, ütleme, ja katoliku kirik. Aga nii pikk traditsioon oli ühine. Ja sellepärast, kui me arvestame sellega ja samuti sellega, et õigeusu kirikus on ikka sama traditsioon, mis oli esimestel sajanditel armulaua kohta, nii et neil on selline praktika, et juba laps võtab vastu 3 sakramenti korraga. Nii et juba väike laps ristimise ajal saab ka kinnitamise ja armulaua sakramenti. Kui ta on veel ka beebi, on ju, beebina ristitakse ka nendel. Väga huvitav. Vist saab natuke Kristuse verd veini kujul. Olgu. Lihtsalt. Ma olen kuulnud nii. Pole kunagi näinud, aga kuulnud nii. Ja sama praktika on sellepärast Kreeka katoliku kirikus, mis on meie katoliku kiriku üks osa. Nii et me näeme, et on erinevad traditsioonid, aga katoliku kirikus, Rooma katoliku kirikus kujunes välja selline praktika, et esimene armulaud tuleb siis, kui laps oma mõistusega oskab eristada tavalist leiba armulauast. Et põhimõtteliselt saab aru, milles seisneb vahe. Et tavaline leib ja Eucharistia näeb välja nagu leib väliselt, aga on Kristuse ihu. Nii et me oletame, et laps on võimeline seda eristama vanuses 8-9. Ja sellepärast meil on selline praktika, et just selles vanuses võtavad vastu esimest korda lapsed. Aga muidugi, et kui
kui on selline pastoraalne vajadus või näiteks on näha, et laps näiteks on ministrad, on lapsepõlves juba seotud pühamissaga, armulauaga nii sügavalt ja soovib varem ja kui me näeme, et ta oskab just seda eristada, siis saab varem isegi. Ja see on vist, sellega kaasneb tavaliselt väga ilus ka komme, et lapsed vist riietuvad valgesse ja nad tulevad koos sellel. Mis püha see on täpselt, millal nad tavaliselt vastu võtavad? See on minu meelest siin kevade lõpus tavaliselt, kui võetakse vastu. Jah, on erinevad praktikad, aga päris tihti see toimub Corpus Christi päeval, mis on see päev, kui me tähistame Eucharistia sisse seadmise päeva. Asi on selles, et tegelikult see kõige õigem päev on suur neljapäev. Aga me teame, et see päev on seotud juba Kristuse kannatusega, tuleb püha Paasa triduum, kui me keskendume väga Kristuse kannatustele ja ristile, risti ohvrile, nii et me võiksime öelda, et me ei saa rõõmsalt tähistada ja sellepärast kirik seadis siis eraldi kirikupüha, mis on seotud just Eucharistia sisseseadmisega ja siis saab juba rõõmsalt ja pidulikult tähistada seda päeva. Ja samal ajal tundub, et see on väga mõistlik, et lapsed võtavad vastu esimest korda armulauda ja tähistavad seda päeva. Jah, see on alati olnud väga ilus, kui ma olen seda näinud. Ja nendele ka tehakse, nad peavad enne käima, eks ole, mingis väikeses nii-öelda kateheesis või pühapäevakoolis või kuidas iganes nimetatakse erinevalt, aga et nad õpivad selle kohta enne. Ja, just. Aga kui tihti üldse katoliklased saavad armulauda vastu võtta või peaksid vastu võtma armulauda? Vaatame selles osas esimeste kristlaste praktikat ja tuleb välja, et nende jaoks oli loomulik, et iga kord, kui ma osalen pühal missal, võtan vastu samal ajal armulauda. No lihtsalt Jeesuse sõnade, Jeesuse enda sõnade kohaselt, et võtke ja sööge sellest. Ja ta ütles nii apostlitele ja sellepärast oli algusest peale selline praktika, et kui ma osalen pühal missal, võtan vastu armulauda ja see oli loomulik muidugi, et algusest peale oli see väga oluline reegel, et armuseisund, et see, kes võtab vastu armulauda, peaks olema vaba raskest patust muidugi. See oli ilmselge kristlaste jaoks. See elab jälle väga ilusti. Püha Paulus kirjutab selle kohta selles esimeses kirjas korintlastele, kus ta rõhutab seda, et on saanud Jumalalt selle, mida ta annab meile ka edasi. Ja seal ta kirjutab, kui rõhutab seda, kuivõrd oluline on, et me puhta südamega võtaksime vastu armulauda. Ja, väga hea. Nii et tavaliselt osaleme pühal missal pühapäeviti, see on see õige päev, aga me teame, et Eucharistia toimub isegi igal päeval on selline võimalus ja on loomulik ja kirik julgustab, et iga kord, kui me osaleme pühal missal, et me võtaksime vastu armulauda ja see jälle on seotud Eucharistia arusaamaga. Sellepärast, et jälle katoliku kirik rõhutab seda eriti pärast Vatikani täiskiriku kogu, et püha missa on muidugi kõigepealt Kristuse risti ohver. See on väga oluline. Me usume,
et Kristus teeb kohal olevaks oma ristiohvi iga kord, kui me põhitseme missat. Teeb kohal olevaks ja see on vist parim selgitus, kuidas seda väljendada. Muidugi ta ainult kord ja igaveseks ohverdas iseenda ristil ja pole vaja seda korrata ja sellepärast selline väljend, ta teeb kohal olevaks meie jaoks altari peal, et kõik inimesed, kes sajandite jooksul osalevad Euharistias, et võiksid osaleda Kristuse ristiohvri viljades, sellepärast ta teeb kohal olevaks. Aga ta ei korda. Ta ei korda seda ohverdust, aga ta teeb selle just aga teeb kohal olevaks. Selle sama ohverduse. Nii et meie võiksime osaleda. Ja kirik rõhutab, et püha missa ehk Eucharistia on kõigepealt Kristuse ohver, aga samal ajal on õhtusema aeg. Sest Jeesus väga selgelt ütles, võtke ja sööge selles, see on minu ihu, võtke ja jooge. Nii et samal ajal on õhtusööma aeg ja tuleb armulava jagamine sellepärast. Nii et on mõistlik, et kui me osaleme Eucharistias, võtame vastu armulauda. Ehk siis põhimõtteliselt võib seda vastu võtta iga päev ja see ongi ka meile väga suur abi. Isegi soovitus. Ja. Et see on juba meile ka suur abi hoiduda ka pattudest ja ühendada meid rohkem Kristusega. Ja. Aga selline praktiline küsimus ka selle sama ettevalmistuse kohta, et kuidas katoliklastena me saaksime nagu leida selle tasakaalu, et me ei muretseks liiga palju selle pärast, et kas me oleme piisavalt valmistunud, aga samas, et ikkagi valmistuda ette ja saada aru ja mõista, et see on püha Jeesuse ihu, mida me vastu võtame. Aga samas, et ei tekiks seda tohutut hirmu, et äkki ma olen veel midagi teinud või et ma ei tohi vastu võtta. Kuidas seda tasakaalu nagu leida? See on jälle väga huvitav ja väga oluline küsimus. Ja on väga huvitav, et kui jälle vaatame katoliku kiriku ajalugu, siis eriti keskajal tuli selline arusaam Eucharistiast, et see on põhimõtteliselt Jumala arm, mis tuleb alla meie juurde. Ja see on selline ainulaadne and, et no mis teha silmitsi seistes sellega. Ainult põlvivi vaikuses ja saab imetleda, austada ja imetleda ja kõik. Aga kes on väärt seda vastu võtma? Mitte keegi. Nii et selline arusaam on väga huvitav. Muidugi on ka väga huvitav kontekst ja nii edasi, erinevad asjad, aga tuli selline arusaam ja väga mõjutas inimesi nende suhtumist armulauda. Ja sellepärast on selline ka väga huvitav asi, et väga langes armulauast osavõtjate arv. Ja sellepärast me teame, et meil on selline üks kirikukesk vähemalt kord aastas armulauda vastu võtta. Ja miks selline? No just see on seotud selle ajaga, et inimesed mõtlesid, et kes on väärt armulauda vastu võtma. Siis me oleme patused inimesed ja see on nii ainulaadne imeline arm, et kes on väärt. Ja, nii et see on üks selline jälg sellest ajast, ja, et vähemalt kord aastas armulauda vastu võtta. Aga praegu muidugi rõhutatakse seda, et see on ikka kõige püham and, mis meil on, ja kõige suurem aare, kõige suurem vaimne hüve, mis meil on, sellepärast, et see on Kristus ise oma ihus ja veres.
ja muidugi, et peaksime seda austama ja valmistuma selleks. Aga samal ajal rõhutatakse ka, et Jeesus ise julgustab meid. Seda vastu võtma. Ja seda ka rõhutatakse, oleme Jumala lapsed. Miks me peaksime kartma? Ja muidugi meil on samal ajal südametunnistus. On jälle väga imeline Jumala and, mis meil on. Ja päris tihti räägitakse väga lühidalt, mis on südametunnistus. On Jumala hääl tegelikult, Jumala enda hääl, mida me kuuleme oma südames, mis on nagu meie sisemine pühamu, meie isiklik pühamu. Nii et kõige püham koht meis, ja seal me kuuleme Jumala häält. See on see meie südametunnistus. Nii et me ei peaks kartma, vaid tulema Jumala juurde nagu tema lapsed. Nii et ja siis väga usaldada meie südametunnistust. Sest kui me ei saa armulauda vastu võtta, me tunneme seda. See on Jumala hääl ja räägib meile, et kallis laps, praegu sa ei saa, aga kui sa teed korda oma elu, muidugi alati oled teretulnud ja ma ootan sind ja nii edasi. Ja see on isegi, ma ei tea, kas niimoodi saab mõelda, aga mulle on öeldud vähemalt, et mingis mõttes ka armulaua vastuvõtmine või seda soovimine on ka alandlikkuse märk, et me teame, et me vajame temalt abi ja armu. Et kui me teda vastu võtame, siis me ju teame, et me saame temalt abi ja armu veel võitlemiseks patuga ja olla veel rohkem tema lapsed. Ehk siis mingis mõttes ei tule karta, vaid on väga hea, kui me tunneme igatsust ja armastust tema vastu nii, et tahame olla paremad ja teda vastu võtta. Sest samas teame, et me ei suuda üksi. Ja veel kord, tõesti see tasakaal on niivõrd oluline, et muidugi, et võiks tulla selline mõte, kes ma olen patune inimene ja selline imeline ainulaadne arm, kas ma olen küsimus oleks, kas me kunagi oleme väärt seda vastu võtma, ma ei usu. Aga sest kuidas me teame, kas meie süda on täiesti puhas, 100%. Pole võimalik teada. Nii palju, kui oleme teadlikud, ja kahetseme ja palume Püha Vaimu käes, et ta puhastaks meid ja nii edasi. Nii et see tasakaal, aga samal ajal suur Jumala laste usaldus ja Jeesuse enda julgustus, et tulge, kui te tunnete ausalt, et olete armuseisundis, et olete vabad raskest patust, tulge, ma ootan teid. Aga see tasakaal see on niivõrd oluline. Ja nüüd selline küsimus ka, et mis kindlasti on tekitanud kindlasti mõnedes inimeses küsimusi, et katoliku kirikus tavalisel missal me saame vastu võtta ainult leiba tavaliselt. Et miks antakse meie kirikus tavaliselt ainult leiba ja mitte veini? Et mõnikord küll mõni preester võtab leiva ja kastab ka veini sisse ja annab nii ihu kui verd, aga miks tavaliselt missadel antakse ainult ihu või leiba? Jälle oleks vaja vaadata katoliku kiriku ajalugu. Sest see näitab, et olid erinevad perioodid. Näiteks alguses esimestel sajanditel oli loomulik, et kristlased võtsid vastu kahel kujul, me ütleme. Nii et Kristuse ihu ja verd. See oli tavaline, see oli loomulik, tegelikult loomulik. Ja siis aja möödudes ja eriti keskajal, eriti kui tuli selline üliaustus, ütleme armulava vastu ja
Ja no üks küsimus, kes on väärt vastu võtma, aga teine küsimus, kuidas nüüd õigesti hoolitseda selle eest, et armulaud oleks õigesti vastu võetud. Ja muidugi, et kui arvestame sellega, et kui karikast võtame vastu ka, nii et väini kujul, see on mõnikord natuke ohtlik, jah, kui pole piisavalt tähelepanu, jah, ettevaatlikust, jah. Ja sellepärast otsustati, et me jagame armulauda ainult leiva kujul. See on turvaline või turvalisem kui ka karikas. Nii et selles kontekstis tuleb seda vaadata, aga samal ajal väga oluliselt langes vastuvõtjate arv. Jah. Ja veelgi rohkem tuli selline periood, kui tegelikult oli ainult preester, kes võttis vastu armulauda. Ja kui armulaud toimus, oli väljaspool missat. Isegi nii. See tundub väga kurb. Väga kurb, jah. Aga oli selline periood, et tegelikult ainult preester võttis vastu armulauda. Nii et see armulaua jagamine ei olnud pühamissa osa kindel selline, ütleme, jah. Mõnikord jah, aga võib-olla väga harva. Ja tavaliselt ainult preester. Ja siis, kui tuli väga oluline kirikukogu, Trento kirikukogu, siis otsustati armulaua kohta väga oluline õpetus, et Kristus on kohalolev nii terves hostias, jah, sest see leib, mida kasutati keskajast, oli lihtsalt hostia. Varem sajandite jooksul päris pikka aega oli leib, päris leib. Ja siis hostia, jah. Nii et tuli selline õpetus Trento kirikukogus, et Kristus on kohalolev nii terves hostias ja veinis, kui ka kõige väiksemas osakeses. Ta on täiesti kohalolev ja nii veinis ta on täiesti kohalolev, kui ka ainult hostias on täiesti kohalolev. Nii et ei ole nii, et osaliselt ta on leivas ja osaliselt veinis, vaid ta on igas osakes ja isegi kõige väiksemas osakeses on ta täielikult kohalolev. Tuli selline õpetus ja sellepärast siis oli väga oluline, oli jälle ajalooline kontekst, et natuke varem sai alguse selline liikumine katoliku kirikus seotud husiidid, me ütleme. Jan Hus oli asutaja või peamine nagu juht. Ja nemad väga nõudsid, et armulauda jagatakse kahel kujul. Nii et Kristuse ihu ja verd. Ja see oli tol ajal, natuke enne Trento kirikukogu, see oli nagu tol ajal kiriku õpetuse vastu. Kuid see lõplik väga kindel õpetus, et Kristus on kohalolev nii veinis kui leivas, hostias, see oli juba lõplik nagu otsus, jah, aga varem oli selline vaidlus, selline kontekst, aga teine põhjus oli, et kui reformatsioon tuli, üks tugev postulaat jälle oli, et kahel kujul. Nii et Kristuse ihu ja veri. Ja selles kontekstis oli vaja ka otsustada erinevalt. See oli üks põhjus.
ja see oli sellepärast selline lõplik otsus, et ainult leiva kujul. Ja Kristus on kohal olev täiesti. Nii kui jah. Ja on väga huvitav, et siis, kui tuli Vatikani teine kirikukogu, prooviti tagastada seda praktikat, mis oli varem ja eriti vaadati esimesi sajandeid ja hiljem ka, et oli selline praktika, et kahel kujul, nii ihu, Kristuse ihu ja veri, aga ütleme nii, et ei tahtnud ka kohe kõike täiesti muuta, ja? Nii et praegu on nii, päris tihti on selline väga huvitav reegel, et igas piiskopkonnas, kus samuti liturgia ees vastutab kohalik piiskop, tema otsustab ise, kas kahel kujul või ainult leiva kujul. Nii et väga sõltub kohalikust piiskopist. Ja näiteks, kuna ma olen käinud paar korda Ameerikas, seal on loomulik, et kahel kujul. Et nii Kristuse ihu ja veri. Et piiskop on niimoodi otsustanud? Jah, aga üldiselt Ameerikas on loomulik praktika. Ja on ka teised kohad, teised riigid, kus on loomulik praktika. Aga tavaliselt on nii, et ainult leiva kui ehk Kristuse ihu jagatakse armulava ajal, aga on siis määratud olukorrad, millal soovitatakse väga, et kahel kujul, ütleme kahel kujul. Ja näiteks, kui paasavigilial meie katedraalis toimub ristimine, täiskasvanute ristimine, soovitatakse väga tungivalt, et kahel kujul kindlasti ja nende lähedased pereliikmed, kui on katoliiklased, saavad ka kahel kujul. Kui on prestiks, diakoniks, piiskopiks põhitsemine ja veel teised kinnitamine ja veel teised olukorrad või kui on väike grupp või kui see on klostri orduõdede kabel, kloster, see on tavaline ja loomulik, et kahel kujul või kui on väike grupp ja selles grupis on inimesed, kes osalevad regulaarselt, tunnevad üksteist ja on selline nagu kogukond, ja siis soovitatakse, et neil oleks võimalus, ja kui rekollektsioon toimub näiteks, väga soovitatakse, et rekollektsioon igal päeval, et oleks kahel kujul. Nii et on päris palju olukordi määratud seaduslikult, jah, aga ikka see kõige olulisem reegel, et iga kohalik piiskop oma piiskopkonnas otsustab. Kas ta võib otsustada ka, et näiteks võite valida, kas annate ainult leiba või kastate leiba veini sisse või on ikkagi tavaliselt üks otsus, et on leib ja siis on need eraldi juhtumid, kui on mingi suur püha või midagi, kui antakse mõlemat. Kuidas see on? See tähendab, kas kohalik piiskop? Et kas piiskop saab otsustada, et ta annab nagu luba otsustada? Ütleme nii, et on need üldised reeglid, jah, on dokumentid, millal, aga alati, et kohalik piiskop otsustab vajaduste kohaselt või oma konteksti kohaselt ja nii edasi. Et see on selline... See on huvitav. Mulle tundub, et ma vist olen lihtsalt näinud ka, et on olnud olukord, kus näiteks inimene, ma ei tea, kas tal ei olnud enam hambaid või tal ei olnud võimalik mäluda, et siis talle anti veini, kuna ta ei saanud võtta vastu hostiat, aga kõik teised said hostiat. Võib-olla ka sellised tervislikud olukorrad. Ja, võib juhtuda näiteks, et on haige inimene
ja ta lihtsalt, see on väljaspool missat, aga vaimulik läheb tema juurde, sest ta väga palub. Ise ei saa kirikusse, nii et, aga ta väga soovib armulauda ja näiteks võib juhtuda, et ta on sellises seisundis, et ainult natuke Kristuse verd saab vastu võtta ehk veini kujul. Hostiad ei saa. Nii et, nii et selline võimalus on ka. Ja. Ma lühidalt räägiks korraks sellest, et me oleme juba rääkinud ka, et me väga hoolitseme pühitsetud hostiate eest ja võib-olla peaks selgitama lihtsalt, et see on ka põhjus, miks katoliiklased, kui nad kirikusse astuvad, alati tervitavad tabernaklit, kus me hoiame pühitsetud hostiat, ehk siis me usume, et Jeesus on seal kohal. Ja see on ka põhjus, eks ole, miks me seda austame iga kord, kui me tuleme kirikusse või läheme mööda hostiast, et võib-olla seda ka korra selgitada, et see on ju see põhjus, eks? No, väga huvitav üks kristlane, kes ise käis katoliku kirikus, aga ei teadnud veel tabernakli kohta ja nii edasi, aga ta väga huvitavalt rääkis, et tema jaoks oli nii huvitav, et kui katoliiklased astuvad kirikusse, nad otsivad seda anuma veega, ta ei teadnud, et see on pühitsetud vesi, aga lähevad selle anuma juurde, võtavad, nad said aru, et see on seotud ristimisega või selle mälestuseks, jah, aga ta väga huvitavalt ütles, et nad nii austavad seda sakramenti, et nad põlvitavad selle ette. Aga ta ei saanud aru, et see põlvitamine oli tegelikult tabernakli pärast. Ja, et nad võtavad pühitsetud vett, teevad ristimärki oma ristimise mälestuseks ja tänu täheks, jah. Aga tegelikult põlvitavad tabernakli poole, sest usuvad, et seal on Kristus, armulaud, jah, et Kristus ise. Ja jälle sellega on seotud väga pikk ajalugu katoliku kirikus, sest algusest peale oli selline väga armas mõte, et kui toimub euharistia, tol ajal ei olnud veel muidugi mingit tabernaklit, jah. Aga hoolitseti väga selle eest, et jääks natuke armulauda haigete jaoks, nende kristlaste jaoks, kes olid vanglas näiteks, sest oli tagakiusamine. Nii et alati oli natuke armulauda ülejäänud nende inimeste jaoks. Ja siis sajandite jooksul prooviti hoida natuke, eriti kui tuli juba keskaeg, jah. Keskaeg prooviti hoida armulauda, mitte veini kujul, sest seda ei saa hoida. Jah. Aga kui see oli leiva kohta, prooviti hoida seda natuke, juhul kui keegi on suremas näiteks ja väga soovib viimast korda armulauda vastu võtta, et tema jaoks oleks. Sest oleks vaja muidu püha missat pühitseda, aga võib-olla on juba selline hädavajalik olukord, et kohe tuleb. Jah, nii et hoiti armulauda natuke just nende inimeste jaoks, haigete jaoks, surijate jaoks. Ja kui siis vaatame dokumente, siis hakati altari peal, kui juba olid kirikud, altar, hakati armulauda kuidagi altari peal hoida. Ja see ei olnud kohe mingi tabernakel, lihtne kast või muidugi kaunistatud alati, jah, aga lihtsalt altari peal oli ja võib-olla mõnikord kiriku seina sees hoiti oleks nagu avaus. Erinevad praktikat ja siis tuli lõpuks tabernakel.
ehk siis selline tavaliselt ja, kastikujuline, mõnikord seina sees, mõnikord eraldi. Ja siis päris tihti, kui vaatame eriti neid vanu kirikuid gotistiilis, kus on altar ja see altar, see tähendab mitte see altar, kus laud, vaid kaunistatud seina vastas nagu see suur seina ja see, kui näeme, eriti goti stiili kirikutes, et seal keskmes nagu keskne osa oli tabernakel. Jah, et see kõik ülejäänud, see kogu see seina altar oli nagu olid kaunistused ja seal olid näiteks inglid, kes põlvitavad ja austavad lambid ja et rõhutada seda püha kohta. Mis juhtub nende armulaualeibadega, mis on pühitsetud oblaadid, me kutsume neid, aga näiteks mõnikord juhtub, et mõni kukub maha või kukub mõni tükk maha või et mida siis nende oblaatidega tehakse, kuna nad on endiselt Jeesus, me usume, et nad on endiselt Jeesus, siis mida tavaliselt nendega tehakse? Jälle oleks hea vaadata kiriku ajalugu. Et jälle, kui me vaatame dokumente esimestest sajanditest, me näeme, et väga hoolitseti sellest, et ei kukuks. Nii et näiteks kui keegi tuli armulauda vastu võtta, olid inimesed, kes hoidsid nagu rätikud. Selle all. Et ei kukuks kindlasti maasse. Maha, kukuks maha. Ja praegu on selline asi, mille nimi on paten. Ma ei tea, kas selline alus. See ümmargune ja ministrant hoiab, et ei kukuks. Nii et on vaja kõige võimalikku teha, et hoolitseda piisavalt sellest, et ei kukuks maha. Aga kui see ikka juhtub ja need sõltub, milline see põrand või maa on, sest kui kirikus on, saab prester peaks lihtsalt võtma ja lihtsalt sööma. Jah, see võib-olla ei ole eriti hügieeniline, aga ikka ei ole nii must, et ja see on host ja see ei ole märk. Kõige halvem oleks, kui vein, Kristuse veini kujul, siis oleks väga problemaatiline. Oleks kohe vaja kuidagi kindlustada seda kohta ja siis puhastada, aga see materjal, mida me kasutame, lina, oleks vaja puhastada veega kõigepealt ja siis vanasti oli selline koht kiriku väljaspool kirikut seina kõrval, kuhu pandi. Eriti kui varem oli leib ja võib-olla läks halvemaks või see oli see koht. Jälle suure austusega, et see on kirik, püha koht, Kas siis kiriku nagu seina kõrvale maa sisse või mis mõttes? Vanasti oli selline kaevati koht. Nagu olgu. Kui juhtub näiteks, et püha missa toimub väljaspool kirikut, on suur rahvahulk, võib juhtuda. Näiteks noortepäevad. Noortepäevad või kui paavst tuli Tallinnasse ja võib-olla on väga must maa. Ja oleks tõesti raske vastu võtta seda hostjat, Nii et praktika on selline, et pannakse selle hostja karikasse veega ja kuna see on
füüsiliselt, veriselt leib peaks nagu lahustuma mõne aja pärast. Jah, olgu. Nii et hoitakse tabernaklis. Selge. Ja, ikka. Aga... Ja ootame kuni on lahustunud. Ja mis siis saab, kuna ta on ju seal sees, vee sees? Mis selle veega siis tehakse? No siis jälle kas kiriku müüri vastu ja või otsime teist kohta, et austusega ja. Hästi. Aga korraks räägime siis veel sellest ka, et kuidas see võimalik on, et me usume, et see leib, mis jääb endiselt leivaks, oma olemuselt siis muutub ikkagi, me usume Kristuseks endaks. Et kuidas me seda selgitame, teil oli väga hea selgitus sellele tegelikult. Et mis siis muutub selle leivaga selle nii-öelda palve ajal, kui preester palub, et püha vaim muudaks selle leiva Jeesuse ihuks? See selgitus puudutab klassikalist filosoofiat ja järelikult teoloogiat, sest see teoloogia kasutab filosoofia terminoloogiat ja eriti kujunes välja keskajal selline väga täpne õpetus filosoofia kontekstis, klassikalise filosoofia kontekstis, mis pärineb põhimõtteliselt Aristotele ajast. Ja seda väga põhjalikult ka läbi töötas Püha Aquino Toomas. Aga põhimõtteliselt scholastika töötas välja sellise termini transsubstantiatsioon, mis tuleb latina keeles, transsubstantiatio. Ja tähendab just leiva ja veini muutmist Kristuse ihuks ja vereks ja klassikalise filosoofia järgi on igal olendil on kaks osa tema struktuuris, on olemus ja füüsiliselt tunnused, mida me näeme, saame katsuda ja mis vahepeal muutuvad ja me näeme, et need füüsiliselt tunnused muutuvad. See on näiteks värv, suurus, materjal. Inimeste puhul näiteks vanus, eks ole, mis muutub. Keha ja keha jälle tunnused, omadused. Nii et see olemus, mis on muutumatu ja mis määrab, mis on see olend. Kas on hobune või inimene või on laud või teine asi, see on olemus. Ja on palju sarnaseid asju, on erinevused ka, aga igaühe kohta räägime, et see on laud näiteks ja see ei ole arvuti, sest olemus on sama, muutumatu, igaühel on sama olemus. Mis määrab, et just see asi on laud ja mitte arvuti. Või see meie olemus, inimese olemus, mis määrab väga konkreetselt, et see on inimene ja mitte hobune. Aga nii, et see olemus, muutumatu ja füüsiline see osa, mis muutub. Ja seoses Euharistiaga on just selline olukord, et füüsiliselt, veriselt ei muutu mitte midagi. Et leib jääb leivaks. Ja selle konsekratsiooni või põhitsemise ajal, kui me usume, et püha vaim tegutseb ja muudab
leiva ja veini Kristuse ihuks ja vereks, et füüsiliselt ei muutu mitte midagi. Me ikka näeme leiba ja veini. Maitse on sama, on leiva maitse ja veini maitse. Materiaal on sama, aga olemus muutub. Ei ole enam leib ja vein, vaid Kristuse ihu ja veri. Olemus muutub. Ja selles on see asi. Ja selles ongi see müsteerium ka. Selles on ka müsteerium. Sellepärast me pärast konsekratsiooni ehk pärast põhitsemist kuuleme neid sõnu. See on usu müsteerium, saladus. Ja. Seda saab ainult uskuda. Ei saa seda selgitada. Me ei saa seda näha. Kuid ikka, väga huvitav, et see skolastiline filosoofia, teoloogia proovis ikka selgitada seda ja see selgitus on väga huvitav filosoofia kontekstis. Aga kui keegi ei ole nõus sellise filosoofiaga, muidugi, et ta ei aktsepteeri seda selgitust. Väga hea, aitäh! Minu meelest oli see väga veenev ja hea selgitus. Aga... Aitäh! Ka minu jaoks on väga nii huvitav, nii imeline teema, nii et hea meelega. Ja minu meelest ka ja minu meelest ma tõesti näen, et sellest saaks veel rääkida, sest mul tekkis juba selle vestluse käigus uusi küsimusi juurde. Aga nii, et kindlasti peaks tegema kunagi mõne teise osa veel. Aga aitäh, et te tulite rääkima Euharistiast ja ma saan tõesti ise kinnitada, et see on väga suur abi ja mina küll vähemalt nagu alati, kas just alati tunnen, aga väga tihti saan aru, et see on nii püha ja see on kuidagi Jumala and meile tõesti, mida me saame näha. Aga viimane küsimus on meil alati see, et mida te sooviksite öelda Eesti katoliiklastele, kristlastele, noortele julgustuseks võib-olla või mis on teil praegu midagi, mida tahaksite veel jagada inimestega? No, kuna me oleme rääkinud armulava kohta, et nad tõesti armastaksid armulauda, Euharistiat ja avastaksid üha rohkem ja rohkem, kuivõrd imeline and meil on just armulaud ja see võimalus Euharistias osaleda. No lihtsalt avastada üha rohkem ja rohkem, kuivõrd imeline and, arm meil on, nagu oleme rääkinud. Meil pole midagi suuremat, nii kaua kui elame siin maailmas, kui just Euharistia armulaud. Aitäh! Väga ilusad sõnad. Aitäh samuti. Ja.